on hea meel juhatada sisse tänase veebiseminari paneelarutelu ja paluksin siis panelistidel kohad sisse võtta. Liisa Mälla, palun, Mihkel Annus, Alan Vaht ja Heiki Hepner. Tuletan kõigile vaatajatele ka meelde, et te saate küsida paneeldiskussioonis ka küsimusi, vajutades nupule Q&A ja postitades oma küsimuse sinna. Ja kõik osalejad saavad siis ka laikida küsimusi, mis neile rohkem meeldivad ja seeläbi tagada selle, et need küsimused ka täna siin kõlaksid. Aga enne võib-olla, kui me läheme sisuküsimuste juurde, saaksime võib-olla pisut tuttavaks meie tänaste panelistidega. Liisa, teie olete Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ekspert. Kuidas te üldse energiapoliitika kujundamise juurde jõudsite? Jah, hea küsimus. Tegelikult ma olen oma taustalt keskkonnakaitse ja keskkonnakorraldaja, et ma olen õppinud nii baka kui ka magistritasemel just seda poolt. Ja võib-olla see ongi just selline hea võimalus kujundada seda nii-öelda säästlikumaks, kestlikumaks ja võib-olla tõhusamaks. Et oma baka- ja magistritöödes ma rohkem keskendusin just hoonete energiatõhususele ja energiatõhususe direktiivile, aga teadupoolest on taastuvenergia lahendused ka seal väga hästi ära integreeritud, nii et sealt see taust. Aga nüüd ma olen ministeeriumis töötanud varsti juba kokku 4 aastat. Ja need teemad laual järjest põnevamaks lähevad. Inimeste teadlikkus aina rohkem teemade osas suureneb. Ettevõtjad tulevad teemadega rohkem ja rohkem kaasa. Et selle üle on ainult hea meel. Aitäh. Mihkel, põhimõtteliselt sama küsimus. Olete taastuvenergia sektori eeskõneleja Eestis, väga vastutusrikas roll. Kuidas jõudsite selle valdkonna juurde? Aitäh jälle sellise pika ja keerulise küsimuse eest. Ma arvan, et üsna loomulikul teel. Et loomulikult kõrgharidus sai omandatud nii keemiatehnoloogia, keskkonnatehnoloogia kui ka taastuvenergeetika valdkonnas, nii et enda jaoks mõtlesin varuda piisavalt laialdased teadmised nii kas või keemiast, et tean, kuidas CO2 atmosfääri tekib. Aga miks just see valdkond? Ma arvan, kaardistasin enda jaoks sellised valdkonnad, millega mina tahaksin tegeleda, mis oleksid olulised, kus mina saaksin näpu peale panna ja võimalikult palju ka enda mõju siis ja sellist prioriteete käiku lasta. Nii et ma arvan, et taastuvenergia valdkond on kindlasti üks võtmetähtsusega valdkond Eestis nii praegu kui tulevikus. Aitäh. Alan, laiem avalikkus teab teid transpordisektori eksperdina ja ka loomulikult siis Alexela aktsiaseltsi juhatuse liikmena. Olete palju võtnud sõna nii roheinnovatsiooni kui ka kliimaküsimustes ja Alexela on andnud teada üsna ambitsioonikast kavast süsiniku neutraalsuseni jõudmiseks aastaks 2030. Mis teid teie töös igapäevaselt kannustab ja motiveerib? Võtame nii, et ma olen algatuseks õppinud soojusenergeetikat 95. aastast 3 korral Tehnikaülikoolis. Mulle see ala väga meeldis. Et kui ma ülikooli sisse astusin, siis oli seal valik, et kas lähed majandust õppima või tegid oma valiku. Mina tegin oma valiku esimesena soojusenergeetika ja siis panin naljaviluks teise valiku majanduse. Ja nii ma olen fossiilsete kütuste sees olnud kogu oma aja, mis ma olen õppinud ja peale seda olen ka töötanud majandusministeeriumis, ehitanud üles riigi kütusevarud, mis põhinevad fossiilsetel kütustel.
Mõtlema paneb mind see, miks mina täna rohelistest kütustest või üldse rohepöördest räägin ja miks ka Alexela on selle suuna võtnud. Mure on selle ees, et väga palju täna ja pikalt on mõeldud selle peale, et küll naaber teeb. Las Läti teeb, las USA teeb. Et tegelikult me peame kõik ikkagi ise vaatama endale otsa ja küsima, et kui meie võimuses on täna teha midagi sellist, millega me suudame vähem saastada ja väga lihtsate võimalustena, meil on võimalused laual olemas, et kas tarbida saastavaid kütuseid, paisata õhku CO2 või tihti on niimoodi, et rohelahendused on kallimad, aga on olemas lahendused, millega sa tegelikult võidad koheselt rahaliselt, tarbija võidab rahaliselt ja seda siis lisaks sellele, et tegelikult me teeme keskkonnale head. Ja see on see, mis on pannud Alexelat juba aastast 2012 selles suunas tegutsema, et panustada rohkem puhtamatele kütustele, anda oma panus, mitte jääda lootma sellele, et las naaber teeb. Oleme ise Eestis roheinnovaator, oleme teerajaja, näitame eeskuju ja me tunneme, et me teeme jumala õiget asja. Aitäh. Heiki, oled väga pikaajalise metsanduse taustaga ja ka siis Riigikogus metsanduse toetusrühma esimees. Mida arvate meie metsanduse seisust täna? No tõepoolest, mets on Eesti jaoks nagu oluline ja kui seda nüüd proovida ja ühte lausesse panna, siis ma julgeks ütelda, et meie metsandus on üsna heas seisus. Aga alati saab asju ka paremini teha, see on nagu selline teine pool, et see ei tähenda, et me ei peaks nagu arutama, me teame täna, et meil on laual ootamas hästi põletav dokument, metsanduse arengukava ja tõepoolest, kui ma ka siin sissejuhatuses ütlesin, et kui me selle pinge kõik saaksime energiaks, kasutatavaks energiaks muuta, mis täna metsandus on, et no ma ei tea, järsku me olekski juba oma taastuv energia eesmärgid saavutanud, et see pinge on kohati ikkagi väga-väga suur. Aga eks need vaidlus tuleb läbi pidada, et need 3 valdkonda, majandus, keskkond ja ka tegelikult sotsiaal, sinna juurde võime mõtelda ka veel kultuuri poole, need kõik on tegelikult võrdsed olulised ja sealt tuleb leida see ühisosa, et ainult nii on nagu võimalik nagu edasi minna. Ma võib-olla siis küsiksingi kohe sisuküsimuste kohe pealt metsanduse arengukava kohta, et siin on ka laekunud meie vaatajatelt paar küsimust. Nimelt metsanduse arengukava tähtajad on vastuvõtmiseks ületatud, keegi soovi ka läbi viia mõjude hindamist, mis sellest arengukavast nüüd üldse saab? No eks me peame ta ikkagi kuidagi suutma koostöös vastu võtta, et tõesti Keskkonnaministeerium on selle protsessi vedur olnud ja ma usun, et nad on teinud seda ka oma parima äranägemise järgi. Eks tõsi on ka olnud see, et vastuolud metsanduses on päris tugevad täna ja võib-olla oleks ikkagi olnud arukas hakata selle protsessiga sedasi pihta, kus siis proovitakse natukene väiksemates lõikudes kokkuleppeid saavutada, et mitte võtta kohe kogu seda spektrit ja ütelda, et kas me oleme sellega nõus, vaid natukene ta rohkem ära viilutada. Tean, et keskkonnakomisjonis ka siin, kui nädala alguses Riigikogu alustas oma sügisistungjärku, siis Keskkonnaministeeriumi inimesed olid ka keskkonnakomisjonis ja tutvustasid oma siis selle hooaja nagu seadusloome tegemisi, siis on käidud välja ka sellist mõtet, et ja mõnes mõttes on see objektiivne, nii kaua kui meil arengukava ei ole, siis teda ei ole, et kehtestada mingisugune vahepealne variant. No ma pean ütlema, et ma sellise vahepealse variandi väga kirglik toetaja ei ole, et pigem siis
proovime ikkagi leida need keskkonnamõjude hindajad ja natukene võib-olla siis tempokamalt, intensiivsemalt tegelema sellega, et no mu üleskutse on ka Keskkonnaministeeriumile, et paneme siin auru juurde ja proovime siis koos seda asja ära menetleda ja ikkagi ta näiteks hiljemalt järgmiseks kevadeks vastu võtta. Sellega haakub ka küsimus, mis on tulnud siis meie vaatajatelt. Nimelt, et ja mis puudutab üldse siis laiemalt selliseid emotsioone, mis on seotud metsanduse arengukava menetlemisega, et kuidas saavutada selline mõistmine ühiskonnas, et teatud osale puust või puidust puudub muu rakendus peale energeetika. Et kuidas sellist nagu kokkulepet, ühiskondlikku kokkulepet saavutada? No tegelikult peaks selle, nagu ma ütlesin ka, et nagu osadeks võtma ja vaatama ja kõigepealt hindama seda, et mis on nagu meie metsade, kõige kuumem küsimus öeldakse, et kas meie metsamajandus on selles mõttes kaks asja jätkusuutlik, kas seal on nagu tagatud elupaigad ja teine, et kas seal on tagatud siis niinimetatud puidu nüüd ütleme tootmise jaoks just, et puiduressursi jätkusuutlik nagu kasutamine ja alati tasuks hinnata nagu ennast ka siis selles mingis taustsüsteemis, kui sa hakkad võtma mingit otsustusseisukohti, siis Eesti tegelikult paistab Euroopa kontekstis väga hästi oma metsa elupaikade kaitsega tegelikult silma. Ma arvan, et me oleme üsna seal tipus. Kas me oleme just päris number 1, aga 5 parem hulgas oleme raudselt. Ja siin ongi nüüd see koht, et ma ütlen jälle, alati muidugi mõnda asja saab paremaks teha. Nüüd teine pool on, võtame nüüd majanduspoole. Ja mina peaks ütlema küll, et Soome, minu tunnustus Soome metsandusele. Soome on suutnud panustada mitte ainult siin tõesti, ütleme siis rafineerimistehastele ja toota seal tselluloosipaberit ja väärindada selle läbi oma puiduressurssi, vaid suutnud ka ikkagi innovatsiooni panustada tänu sellele. Ja see on ülioluline. Et tegelikult selle kaudu luuakse see rikkus. Ja tõesti, eks me peamegi kokku leppima, see puudutab nüüd kogu taastuv energeetikat, kui me ei taha, et meil oleks piltlikult öeldes puidu energiakasutus. Ei taha me omale tuulegeneraatorit elektrijaamu. Ei taha omale tuumajaama. Ei taha ka isegi päikeseelektrijaamu, sest see reostab vaatepilti. Millest me selle energiat toodame? Kuskilt me peame kokku leppima. See on paratamatult ühiskonna jaoks väljakutse ja ma ütlen, et siin tegelikult paljusus mõnes mõttes on ka üks variant, et tõepoolest paljususe all ei saa vaadata nüüd tuumaelektrijaama, aga üldmõistes, kui meil on ikkagi energia tootmises teatud mitmekesisus, siis see vähendab riske, samat võib laiendada kogu metsa poole peale ja tagab ka sellise jätkusuutlikkuse. Ega ainult niimoodi saaks edasi minna, mina nagu teistmoodi ei kujuta ette. Teised panelistid on ka oodatud panustama, kui tekib kohe selline mõte, siis näeb püsti ja... Mõtlesin just, kui sa nimetasid seda loetelu, et ei taha seda, ei taha 3. ja 4. Põlevkivi energeetikat ka keegi ei taha. Kust me siis elektri toodame? Kõigele ei. See mul nimetamata lihtsalt. Nii, aga võib-olla selle jätkuna ma küsiksin Mihklilt, kas taastuvenergiale üleminek on üldse mõeldav ilma biomassi kasutamiseta? Ja tänase ürituse kontekstis väga õigustatud küsimus. Nagu ma arvan ka minu ettekannest jäi kõlama, et pigem vastupidi, et bioenergeetikal on mingite probleemide või mingite lahenduste pakkumisel just keskne roll. Eelkõige just soojamajanduses, aga ka mujal.
et kuivõrd kerima natukene aega tagasi, kõik Koopa inimesed pidid ka mingisugusest ressursist omale energia tootma ja sageli ju tegelikult see nii-öelda puitressurss oli, mis nii-öelda taastuvenergiat tootis tol hetkel. Et selle teadmisega oleme tänasesse nii-öelda välja purjetanud, teeme seda kõikide aegade kõige efektiivsemalt loomulikult. Ja minu põhisõnum vast olekski see, et kui rohepööre sellises tempos toimub ja toimub ka nii-öelda kiirenemas tempos, siis bioenergeetika kindlasti pälvib veelgi suurema rolli, kui ta seni on olnud. Et seni on circa poole jagu soojamajandusest moodustab bioenergeetika. Ma arvan, et siin on tegelikult veel ruumi minna, aga tohib ma jätkan, et ühest küljest on küll tootmine ja teisest küljest on tegelikult ka energiatõhusus. Et loomulikult, kui me räägime heast elukeskkonnast, siis soojale toale kõrval on ka tegelikult head energiasäästlikud lahendused meie kodudes üleüldiselt, et me tegelikult energiat ei raiskaks. Ja ma arvan, et kõikide nende lahenduste kombinatsioonis, kus bioenergeetikal on keskne roll just soojamajanduses, me suudamegi tegelikult taastuvenergiale järk-järgult üle minna. Aitäh. Siin on ka tulnud jällegi kuulajatelt, vaatajatelt küsimusi sellesama metsanduse arengukava kohta, kui tohib veel. Et kuidas hindate, kas esmalt tuleks leppida kokku, ma saan aru, siis on juttu arengukavast, kokku mõistetes, mis on mets ja nii edasi. Ja kas metsanduse arengukava loomisse võiks kaasata ka maastikuökoloogia teadlased, samuti, et kuidas hindate, kas see eksperthinnangu tagasilükkamine andis signaali, et metsa arengukava jääb endiselt vaid majanduspõhiseks? No tegelikult ju see on nagu tõesti ilmselgelt oluline, et me mõistete osas kokku lepiksime. Ja täna on nagu metsa mõistes kokkulepe olemas, mida me selles mõttes nagu metsa all silmas peame. Et me võime alati ju seda ka selles mõttes muuta. Need kokkulepped on ka olulised üleüldse, et ühiskond tegelikult toimiks. Siin hakkab see asi metsaseadusest pihta, sealt tuleb oma teatud juriidika ja kõik. Et selles mõttes on nagu, ütleme, riigi toimimise mõttes hästi oluline. Nüüd, kui me tahame ennast võrrelda kellegiga, siis me peame ka vaatama seda, kuidas naabrid on metsa nagu tõlgendanud või mis selle all on. Tõesti, kliimatingimused on väga erinevad. See mets, mis võib-olla on siin Lõuna-Euroopas, võtame Korgitammik, loetakse ka metsaks, meie seda võib-olla nimetaksime puisniiduks kogunisti või võtame siit, me ei saa nagu teatud kohtades päris kõiki paralleele võrdselt võtta, sest peame nagu seda oma kliimapiirkonda ka silmas pidama. Et ma arvan, et meil praegust siin see põhikriitika on olnud see, et kui me nüüd noorem puu istutame, et mis hetkeks me siis arvame, et ta nüüd jõudnud niimoodi noore metsa ikka. Sest algus, kui on lageraie, loetakse ta lagedaks metsata metsamaaks ja siis, kui istutatakse sinna puu, siis ta on selgusetu ala. Ei tea veel, kas läheb kasvama, kunas läheb. Ja nüüd ühel hetkel peamegi otsustama, millal ta siis mets on. See on lihtsalt selline mõistete teema ja ma ei näe nagu ka väga suurt vajadust, et me peaksime ekstra seda sellepärast muutma hakkama, sest oluline on see, et pärast sealt ju see protsess edasi läheks ja ikkagi sellest täna noorest puust kasvaks siis suur puu. Ega me ju oma laste ja lapsi peame ikka samamoodi ju inimesteks ja oma Eesti ühiskonnaks, mis sest, et on noored, et nad ei ole minu vanused või minu ema vanused. Eks metsaga on tegelikult sama lugu. Nüüd, ja kaasata, keda võiks kaasata? Minu meelest on kaasatud kogu ühiskonda. Kui me mõtlesin, et tegelikult arvamusi on hästi palju ja ma arvan, et täna ei olegi mitte selles probleem, et arvamusi oleks liiga vähe,
ei ole probleem sellest ka, et üleliia palju on. Tegelikult probleem on võib-olla selles, et kuidas neid arvamusi kokku võtta ja sellest sünteesida see ühisosa. Et see on tegelikult täna see väljakutse meil. Ja ma arvan, et siin protsessis oleks andnud mõnda asja ka teistmoodi teha, et juba tõesti, et siin, kui SEI loobus sellest nüüd keskkonnamõjude hindamisest, siis ma sain ka, see on nagu minu informatsiooni praegust pagas, millel ma seda nagu väidet tehes tuginen, et tegelikult ei hinnatudki siis ju kogu arengukava, et vaadatigi pigem seda keskkonnablokki. Aga siin me ei saa, nagu ma ütlen, et me peame otsima seda ühisosa. Ja kui me jätame sealt kõrvale nüüd majanduse ja sotsiaalpoole, siis tegelikult me saame pooliku asja. Et vaieldamatult tuleb just seda ühisosa sealt hinnata. Ja sellepärast ta nagu ka praegust nüüd laua pealt maha kukkus, sellest on muidugi hästi kahju, et on kaotatud jupp aega. Kuivõrd meiega on siin täna nii täidesaatva kui ka seadusandliku võimu esindajad, siis kasutame seda võimalust ära, et mõlemalt siis küsida ka regulatiivse raamistiku kohta. Et Liisa, riigi ülesanne on tagada vähem kui 2 aasta eest vastu võetud taastuvenergia direktiivi rakendamine, sealhulgas ka sätetes, mis puudutavad biokütuste ja biomasskütuste säästlikkust, aga ka siis nende vastavust kasvuhoonegaaside vähendamisele. Mis seisus me sellega oleme ja kui keeruline neid nõudeid meil täita on Eestis? Jah, aitäh. Hea küsimus, tõesti. Taastuvenergia direktiiv on vaja võtta meil õiguskorda üle siis järgmise aasta suve keskeks. Hetkel oleme eelnõuga sellises faasis, et esimene kooskõlastusring on läbitud kenasti. Erinevatelt ministeeriumitelt, turuosalistelt ja erinevatelt huvigruppidelt oleme saanud erinevaid kommentaare, ettepanekuid, tähelepanekuid. Oleme võtnud neid siis võimalusel arvesse, täiendavaid läbirääkimisi pidanud ja nüüdseks on eelnõu liikunud Justiitsministeeriumisse, kus siis sealselt vaadatakse üle, kas on mingisuguseid riiveid või oleme äkki midagi ise tähelepanuta veel jätnud ja siis see liigub majja tagasi. Aga kui nüüd, ja siis see liigub edasi kinnitamisele. Aga kui nüüd tulla nende säästlikkuse kriteeriumite juurde, siis tegelikult on asi tsipakeeruline, kuna meil on Eestis majandusministeerium, kes vastutab siis energeetika teemade eest, bioenergeetika eest, aga samuti on meil Keskkonnaministeerium, kus on eraldi metsanduse osakond, eraldi kliimaosakond, välisõhu osakond, et me peame väga suurt koostööd tegema just selles, et millised regulatsioonid võiksid reguleerida siis säästlikkuse kriteeriumeid ja kasvuhoonegaaside kriteeriumeid, ehk siis me peame tegema väga-väga suurt koostööd. Seni me oleme seda edukalt teinud. Oleme ära kaardistanud, mida peaks muutma, mida peaks reguleerima siis majandusministeeriumi haldusalas olevate õigusaktidega. Ehk siis me sätestame energiamajanduse korralduse seadusesse siis konkreetsed eesmärgid ja tingimused, et näiteks bioenergiast toodetav elekter, soe peab vastama säästlikkuse kriteeriumitele. Säästlikkuse kriteeriumid konkreetselt ise siis võtab vastu või delegeerib või nii-öelda ütleb oma alla rakendusaktidega siis Keskkonnaministeerium, kuna nemad saavad seda jälgimist kontrollida ja see on ka nende konkreetne haldusala. Aga kui me nüüd oleme kaardistanud, et kuidas meil siis Eestis olukord on nende säästlikkuse kriteeriumitega, teadupoolest esimene taastuvenergia direktiiv sätestas need vedelatele biokütustele, nüüd siis lisati tahked, et esmane selline töö on meil tehtud. Nüüd me lihtsalt siis lisamegi need tahked sinna juurde, aga samas me oleme juba ära hinnanud, et tegelikult meile praegused looduskaitseseadused, metsanduse seadused, kõik need metsakorralduskavad, mis tuleb ennem seada korda ja läbi mõelda ja tellida need siis vastavatelt sertifitseeritud tegijatelt, et tegelikult meil on juba asjad nagu korras, aga meil oleks lihtsalt vaja need tuua ühte seadusesse või ühte siuksesse kohta kokku, et kõigile oleks ilmselge, et ei tekiks siukest momenti, et hei, et me siin taastuvenergia osakaal ohtralt kasvab, aga millest või mis tingimustele see puit peaks siis vastama. Et see on tegelikult meil kenasti juba korras, aga tõesti, et lihtsalt toome need kohad siis selgemini välja. Aitäh. Mihkel, palun.
Võib-olla ka repliigi korras lisaks, et teadupärast on ju praegu ka nii-öelda roheleppe raames mitmed osad ja ka direktiivid ülevaatamisel. See on täna nii mitmeski kohast juba kõlanud. Leian, et siin on oluline ka jätkata, tähendab rõhuda sellele, et oleks õiguslik järjepidevus, et millised need jätkusuutlikkuse kriteeriumid õigupoolest on. Ja ma arvan, et kuivõrd praegu see protsess meie Eestis ja ka teistes liikmesriikides toimub, et taastuvenergia direktiiv 2 sätestatud kriteeriumid vastu võetakse järk-järgult, siis ma leian, et oleks kuidagi tobe neid uuesti muutma hakata, kui nad paar aastat tagasi alles vastu võeti. Et ma arvan, et kuivõrd praegu need kriteeriumid on sobivad igale osapoolele, siis ma arvan, et nendega tuleks ka jätkata. Jah, seda enam, et me ei ole tegelikult näinud nende täiendavate kriteeriumite mõju veel. Et me ei ole isegi jõudnud veel nii-öelda osad riigid enda õiguskordagi veel üle võtta ja me juba hakkame muutma. Et see on mõttetu administratiivne koormus. Kuidas, Heiki, teie seda olukorda hindate, et selle sama punkti tõi ka välja Bioenergy Europe esindaja, et neid sätteid ei ole rakendatud isegi, aga juba hakatakse neid muutma. Kuidas te seda olukorda hindate? Eks jah, tegelikult ma arvaks siiski, et enne kui muuta, peaks nagu vähemalt hindama ja vaatama, kuhu me tahame jõuda. Meil peab olema veendumus, et midagi on ju valesti. Muidu on see protsess ju justkui iseenesest, et see teema on hästi suur ja tõepoolest ma ka saan aru, et me oleme sinna näinud ka arvestatav hulga raha, mis peaks tegelikult ju seda protsessi toetama ja et see oleks kõige ratsionaalsem, mõistlik, et oleks kõige ratsionaalsemalt ka kasutatud kogu see roheleppe pool ja meie kliimaeesmärkide saavutamine, et ta nagu ellu jõuaks, aga ma siiski ikkagi toetaks. Ma olen ise fakti usku inimene, et ma tegelikult nagu tahaks ka veenduda, et mitte lihtsalt tunnete pealt, vaid ka ikkagi faktide pealt, et siis tõesti midagi oleks vaja nagu muuta. Et selles mõttes tundub mulle nagu väga mõistlik, et ikkagi ootame vähemalt, saame ennemgi mingi tagasiside, kui me kohe muutma kukume. Alan, teie tervitasite neid uusi eesmärke ja andsite ka omapoolse vaate, kuidas Alexela plaanib muutuvale regulatiivsele keskkonnale reageerida, aga minu küsimus ongi, et arvestades seda, kui kiiresti see keskkond muutub, siis kuidas saab selles sektoris, energeetikasektoris planeerida investeeringuid, mis on väga pikaajalised, et siis väga kiiresti muutuvatele oludele vastata? No, absoluutselt. Eks selliseid muutuvaid olusid oleme me siin näinud omaenda kütuse valdkonnas viimasel paaril aastal. Et kui vedelkütuse seadus nii-öelda muudeti ja biokütuse kohustus tekkis, seadus võeti vastu, kas oli 2017 märtsis Riigikogu poolt ja sellele eelnes pikk protsess, kui majandusministeerium hakkas rääkima ja kutsus tanklakette üles panustama biometaani aastal 2014 või 2013 lausa ja ainsana, kes võttis vedu sellest, et biometaani panustada, oli siis nii-öelda traditsiooniliste kütuse müüjatest oligi Alexela. See, et Eesti Gaas sinna panustas, oli selgelt arusaadav ja meie suureks üllatuseks, kui ühel hetkel avastati, et midagi on kütusesektoris maha magatud just biometaani osas. Meie võtsime riigi üleskutse vastu, kõik olid ühise laua taga, riik tutvustas plaane, meie läksime selle ambitsiooniga kaasa, hakkasime biometaani panustama, CNG-tanklaid ehitama ja siis ühel hetkel kütuseturul avastati, et Alexelal on tekkinud portfelli midagi, mida meil ei ole. Et igaüks peaks nagu peeglisse vaatama, aga miks ma seda juttu räägin? Räägin sellepärast, et siis tekkis ambitsioon ja soov kütuseturul
hakata nii-öelda olukorda muutma. Et me oleme, kujutage ette, me teeme mingisugused suured investeeringud, me panustame sinna, vastame riigi üleskutsele, et panustada nii-öelda ainsasse kliimaneutraalsesse kütusesse kokkuleppeliselt biometaani ja siis hakatakse mängureegleid ümber mängima ja selliselt, et soov oli ju tekitada mingisugune biokütuse põrand. Et kujutage ette, nii nagu ma ennem, kui oma ettekandes näitasin, et me impordime etanooli, me impordime biodiislit ja ainukene kodumaine on siis biometaan. Ja siis sooviti, et kaitseme ära mingi 6,4% või mingi 6,4% kaitseme ära selle imporditava osa. Et see on see põrand, kuhu siis biometaan ei pääse. See on tagatud turuosa imporditud etanoolile, imporditud biodiislile. Loomulikult poole nii-öelda mängu pealt hakatakse soovima reegleid ümber muuta, et sellised asjad ei ole kindlasti tervitatavad, et riik peab olema väga selge suunaga, kaugele vaatav, ettevõtted võtavad nii-öelda sõnasabast kinni, lähevad riigi ambitsioonidega kaasa ja poole mängu pealt ei saa reegleid ümber muuta, et peab olema väga kindel, selge plaan ja ilma reegleid muutmata. Väga selge sõnum. Liisa, kas sa tahad seda kommenteerida või läheme edasi? Ei, täitsa nõus, et mina olen ka biometaani usku selles mõttes, et kui just vaadatagi seda, et see imporditava kütuse hulk, mis sisse toome, versus see, mis me kodumaist biometaani tootes siin ära lahendades erinevaid põllumajandusjäätmete probleeme, ringmajanduse probleeme ja kõik seda kaskaadkasutust ja nii edasi, et see raha, mis me siin kohaliku biometaani tootmisega tekitame, jääb meile siia riiki lisandväärtust looma, nii-öelda ringlema siia, et me ei rikasta sellega siis nii-öelda sisse ostetud kütustega näiteks Soomet või Leedut, kus me põhikohad on, kus me seda imporditud kütust sisse toome. Et selles osas täitsa nõus, et kodumaiste kütuste tarbimine võiks üha enam kasvada. Ja kui mõelda, kui palju energiat läheb selle imporditava kütuse Eestisse transportimise peale, see on ka ju energiakulu, kütus kulutatakse. Kodumaine, tarbime kodumaist ja ma ütleks, et arvestades, et loodusressursid on ju piiratud. Täna on nii, et 90% loodusressurssidest lihtsalt visatakse ära. Liigub merre, kilpkonnad saavad omale surmavad ujumiskostüümid, et taaskasutame, suuname seda ressurssi rohkem ringmajandusse, taaskasutame, ärme viska ära. Me täna elame justkui selliselt, et me tarbime, tahame üha paremaid asju, suurema pikslite arvuga telefone ja ostame uue, ja siis vana viskame ära, aga uue tootmiseks läheb ka energiat. Ja siis me muudkui, eks ole, tarbime, viskame ära ja uue tootmiseks kasutame fossiilset kütust, kütame planeeti ainult kuumemaks. Et minu üleskutse on, et tarbime targalt, jätkusuutlikult, kestvalt ja kui võimalik tarbimist vältida, siis teeme nii ja väldime ebaratsionaalset tarbimist. Koht väga hästi öeldud. Väga õige üleskutse. Mihkel, tahad kommenteerida? Ei. Tahan ainult alla kirjutada sellele välja öeldule, et Alan ütles seda nii fantastiliselt ilusti. Jaa, täpselt, et kindlasti on ju oluline, et me ei unustaks ära, et fossiilsed kütused ei tarbita ainult transpordisektoris või energia tootmiseks, vaid ka siis väga paljude teiste meie igapäeva kasutus olevate seadmete tootmiseks. Aga minu jätkuküsimus on võib-olla seotud transpordiga ja Alan, riigi kliima- ja energiakavas on aastaks 2030 seatud siht, et taastuvenergia osakaal transpordikütuste lõpptarbimises peaks olema 14%. See on siis see miinimum, mida siis Euroopa Liit nõuab kõikidelt liikmesriikidelt. Kuidas seda eesmärki hindad? Ma arvan, et see on mõistlik eesmärk. Siin juures tuleb öelda seda, et selle juures see 14% on oluline roll sellel, need nii-öelda need advanced või teise generatsiooni kütus. Kuidas? Teise generatsiooni kütused. Ei, ta ei ole, ta on, ütleme, ta on siis täiustatud nii-öelda biokütused, mis ei konkureeri toidulauaga. Neid võetakse arvesse kahekordsena.
ja et see 14% energiasisalduse järgi mitte ei tähenda ühekordset arvestust, vaid täna sellel aastal siis muudetud vedelkütuse seadusega nähti juba ette palju ambitsioonikam plaan, kuidas esimese generatsiooni biokütuste osakaalu viia miinimumini 0,5%-ni aastaks 2024 minu mäletamist mööda ja suurendada siis selle läbi, et kuna see esimene generatsioon on piiratud ja sa ei saa, isegi kui seda kütusehulka paned, sa ei saa sellega täita biokohustust. Sa võid panna, aga sa sellega ei täida biokohustust. Et sellega antakse väga selge suund sinna, et tuleb liikuda täiustatud biokütuste poole. Ja siin täna on biometaanil väga selge roll, mis iganes täiustatud biokütus ja seda arvestatakse kahekordsena. Et see on see, kuidas siis seda 14% saavutatakse, aga loomulikult on selle osa ju riigil tervikuna see 14% saavutamisel ju arvestatakse ka seda, et elektritransporti, mitte ainult vedelkütuseid, elektriautodele üleminek. Täna kuulsime uudist, kuidas elektribusse tahetakse soetada ja toetada nende soetamist, laadimistaristut üles ehitada. Et ma arvan, kõik kombinatsioonis ja arvestades ka vedelkütuse seaduses, et elektriautode või üldse maanteetranspordis kasutatavate elektrienergiat saab arvestada, seal võetakse arvesse, et mis on nii-öelda üle-eelmise aasta, 2 aasta tagune roheelektri osakaal, aga seal on kordaja, et seda arvestatakse vist esimesel aastal 5-kordselt ja aastast 2021 1. juulist 4-kordsena. Seega need kordajad on need, mis aitavad meil tegelikult neid eesmärke täita ja mida rohkem rohe nii-öelda energiat, seda vahvam mina seda mõtet toetan. Aga kui nüüd valida nende erinevate alternatiivide vahel, siis millele teeksid panused, et kas elektritranspordile, võtame näiteks maanteetranspordi, elektrile, vesinikule, biokütustele, mis siis on see tuleviku muusika, et kuhu see suundumus on? Ega biometaan ei kao mitte kusagile. Tulevikus ma väga ehedalt kujutan ette, kuidas me biometaani hoopiski reformime. Täna ju toodetakse vesiniku siis fossiilse maagaasi reformimisel, aga tulevikus me saame biometaani selleks kasutada ja sellisel juhul ongi tegemist rohelise vesinikuga. Aga kui vaadata nüüd 10 aasta plaani, siis väga paljud sõiduautotootjad on viimase aasta jooksul järjest deklareerinud, et sõiduautode osas vesinik ei ole hetkel teema, see on ei ole nii-öelda stoppi sellele tehtud, vaid lihtsalt on asetatud kõrvale, kuna odavam on toota elektriautosid. Ja viimasena Daimler Mercedes koostöös Volvoga panustavad raskeveokite osas vesiniku. Seega ma näen, et see suundumus on see, et sõiduautod elektril, aku nii-öelda tehnoloogial, kust elekter tuleb, kindlasti on see nii-öelda ka tulevikus nii-öelda siis raskeveokite osas, et elektrimootor, aga elekter tuleb vesinikust ja vesinik pigem ma ei näe, et ta tuleks sõiduautode puhul 10 aasta nii-öelda perspektiivis pilti, kui sõiduautod kunagi tulevikus tulevad vesiniku peal, aga pigem elekter sõiduautode osas, vesinik raskeveoki transpordis 10 aasta jooksul, selle 10. lõpus ja mis veel, võib-olla midagi muud. Võib-olla sõidame hoopiski nanoflow cell tehnoloogiaga, paneme sõiduautosse 2-joonilist nii-öelda soolalahust ja sõidame hoopiski soolalahusega. Ei tea tulevikku. Vesinik on kindel, elekter on kindel, aga võimalik mingisugune muus tehnoloogia. Liisa, palun. Jah, et täitsa nõus. Lisaks veel unustasid võib-olla mainida ühistranspordi, et linnalises keskkonnas näeme, et ikkagi elektribussid nii-öelda ruulivad 20-30 vaates, aga maakonnaliinidel siiski jäävad ikkagi nii-öelda need biometaani bussid, et ikkagi praegune tehnoloogia ei ole veel nii kaugele arenenud elektribusside osas, et ühe laadimiskorraga jõuaks sõita niivõrd pikka maid, kui on vaja sõita maakonnaliinidel. Jah, see jäi mul ütlemata, et ega CNG, LNG ja LNG üha rohkem ka bio-LNG baasil, biometaani baasil, et see on ikkagi selgelt ülemineku kütus, sildkütus selleks, et teha ruumi üha rohkematele siis biometaani molekulidele meie ühiskonnas, on ta siis gaasitrassis
või transpordis ja tulevikus siis vesiniku tootmine sellest. Mihkel, Taastuvenergia Koda on ka pannud kokku visiooni taastuvenergia üleminekust ja selle raames ka siis transpordikütuste muutuse ehk siis sealgi üleminekust taastuvenergiale, et millistele järeldustele Koda jõudis? Koda algses kavas aastal 2012, tõesti praegu vaadates on see uskumatult kaua aega tagasi juba. Transpordisektorit ei käsitletud, aga samas see tuli aastal 2016 pilti ja võtsime transpordisektori analüüsi välbaks või nii-öelda sihtaastaks 2050 tol hetkel. Kuivõrd taastuvenergia 100 kava elektri- ja soojuse sektoris nägi ette, et nendes sektorites on võimalik aastaks 2030 täielikult üle minna. Tol hetkel ei olnud sellist usku või veendumust, et aastal 2030 veel transpordisektoris see võimalik on. Ütlen veel ette ära, et kava on hetkel uuenemisel, kas ta nüüd valmib aasta lõpuks või uue aasta alguseks, see ei ole veel, ei julge veel selles kontekstis välja öelda, aga vaatame uuesti ka transpordisektorisse sisse. Aga praeguses versioonis on palju rõhku nendel tehnoloogiatel, mida juba tegelikult nimetatud on, ehk siis biometaani kasutus, elektrisõidukite aina suurem pealetulek. Kindlasti kava ülevaatamisel ka neid kahte valdkonda vaatame. Seni on jäänud suurema tähelepanuta vesinikusõidukite potentsiaal. Seda kindlasti kaasame ka uuendamise käigus. Aga kombinatsioon eelkõige nendest lahendustest seal kavas saab olema kajastatud. Aitäh. On ka laekunud konkreetne küsimus Alanile. Milline on CNG sõiduautode kasutuselevõtu tulevik Eestis, arvestades Volkswagen Grupi teadet, et ta loobub arendamast edaspidi CNG autosid ja vastav grupp on siis olnud põhiline sõiduautode pakkuja CNG osas Eestis ja sellega haakuvalt, et küsimus, kui hea on kütusena üldse CNG sõidukites? See on hea küsimus, siin on meedias ka valesti tõlgendatud seda, et mis asi on lõpetamine, on arendamise lõpetamine. See ei tähenda, et nüüd järgmine aasta CNG autosid ei müüda. Neid müüakse järgmise 10 aasta jooksul hulganisti, müüakse ka 30ndate alguses. Et arendamise lõpetamine ei tähenda seda, et tootmine oleks lõpetatud. Et see biometaan, nii nagu ka Liisa ütles, ühistransport biometaanil ja sõiduautod, kes ikkagi lähikümnendil lähevad või ütleme tarbijad, kes lähevad üle CNG-le, biometaanile ja see baseerub, see tarbimine biometaanil, see on ju fantastiline, et mida rohkem biometaani, et täna on ju nii, et me oleme vaeva näinud sellega, et CNG tarbimist kasvatada, ja sealt altpoolt tuleb siis nii-öelda astmetega järgi see biometaani tootmine, et nii on see täna turg arenenud, et CNG autod ei kao mitte kusagile, ka SEI raport näeb ette, kui nii-öelda SEI analüüsis, et kuidas Eesti saavutab 2050 selle kliimaneutraalsuse, seal oli väga selgelt öeldud, et 2050, kui palju on CNG sõidukeid Eestis, 31 000 CNG sõidukit, seega ei kao nad mitte kuhugi. Aga sul oli teine küsimus veel, ma vist jäin sellele vastamata. Ja küsimus oli see, et kui hea kütust CNG üldse sõidukites on, arvestades, et CNG vähendab CO2 20-25% võrreldes bensiini ja diisliga, samas on Euroopa Komisjonil palju ambitsioonikam. Jah, aga selle lihtsaks vastuseks ongi, et selgelt ega fossiilne maagaas ei ole teema, et meil on ikkagi eesmärk fossiilne maagaas täielikult, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas täielikult asendada biometaaniga, vesinikuga ja kui me ikkagi selliselt liigume, arvestades, et biometaan on kokkuleppeliselt ainukene kliimaneutraalne kütus, lehmakene, nii nagu ma ennem rääkisin, laseb koogi põllule, metaan läheb atmosfääri, see on kehva, võtame metaani välja,
surume kokku, kasutame transpordikütusena ja kui nüüd põletame selle kütuse ära, CO2 jälle vabaneb, lehmakene sööb rohukõrt, eks ole, aasal, mis kasvades absorbeerib süsinikku, noh, siis on kõik väga hästi. Heiki, palun. Ja ma tegelikult võib-olla tooks veel ühe sellise valdkonna, kus see biometaani ikkagi väga selgelt saaks toota, on ju meie, kui me sorteerime välja oma segaolmejäätmetest biolagutusjäätmed. See on täna meil, noh, kogu jäätmemajandus on meil paras väljakutse. Oma valitsustele. No jah, et ütleme, noh, kogu ühiskonnale. Ja. Et see on paras väljakutse ja seal on meil ikkagi veel täna tõesti suur hulk kasutamata ressurssi. Nii et tõesti, kõik, kes tahaksid Alexela konkurentsi pakkuda, on veel võimalik. Ei ole ressurss otsa saanud. See on jumala õige. Haarake härjal sarvist. See on jumala õige ja üle-eestiliselt üleskutse jäätmete sorteerimine. Et ma ise olin meie Vinni biometaani nii-öelda jaamas ja memmekesed toovad oma mädandõunu. Toovad sinna samma biometaani jaama. Ja kui me sorteerime rohkem prügi, meil on neid jäätmeid, millest toota biometaani, kasutame seda võimalust, panustame sinna. Mihkel, tahtsid kommenteerida? Tegelikult on meil veel rohkem potentsiaali. Loomulikult. Ega kui me vaatame, kus biometaani toodetakse, siis tegelikult need variante ongi rohkem kui 2 ja 3, eks ole. Et nii reovejäätmed, nii tööstusjäätmed tegelikult, mis pakuvad väga laialdast kasutusvaldkonda, toidutööstuse jäägid ja nii edasi. Et sealne kuna ma olen ise oma ütleme siis teadustöös osalenud ka sellises projektis Kundas, siis tegelikult vaadates, milline potentsiaal on seal tööstuses biogaasi, biometaani tootmiseks, siis tegelikult see on täiesti kasutamata valdkond. Et me teame tegelikult ka sellest aastast, et juustutehased lähevad samuti üle biogaasi tootmisele ja nii edasi. Estonian Cell on selles suhtes ju hea näide. Just. Ja siin ongi see, et me tegelikult viskame väga palju head ressurssi lihtsalt minema, kasutamata seda energiapotentsiaali, mida see sisaldab. Ma avaks nüüd ühe teema, mis on võib-olla selline vastuolulisem, aga mida ka siis puudutati mitme ettekandja poolt täna ja see on siis puidu masspõletamine Narva elektrijaamades. Mis seisus see eelnõu hetkel on? Mis plaanid sellega seoses on? Ole hea. Ettevalmistav ministeerium. Tegelikult on Riigikogus nüüd küll mingil määral nagu... Jah, tõsi, et seal... Kusjuures täna hommikul oli selle kohta uudis meedias. Et võib-olla siin oli ja teile lugenud, aga täna oli pikk artikkel sellest. Aha. Nii, aga palun, et kes tahab kommenteerida? Ma arvan, et Liisa võib alustada. Ma võin öelda, et tõsi on ta seal Riigikogus, ootab enda hetke, aga ennekõike on vaja saada Euroopa Komisjoni siis nii-öelda DG Competitionilt ikkagi riigiabi luba. Et eelteatise esitasime me ennem jaanipäeva ära. Sellele lisandus siis rida küsimusi, ühtlasi ka mõndasid tähelepanekuid erinevatelt turuosalistelt, kes siis viitasid mõningatele küsimustele, probleemidele. Oleme kenasti need ära vastanud ja nüüd siis ongi viimases faasis nii-öelda. Aga samas DG Competition või üleüldse, kuidas Euroopa Komisjonis töö käib, on see, et ega nemad seda otsust nagu ainuisikuliselt või üksi nagu vastu ei võta, et nad peavad saatma selle riigiabiloa taotluse nii-öelda siis ka teistele nendele asutustele või Euroopa Komisjoni nii-öelda rakukestele ülevaatamiseks. Et tõenäoliselt sealt võib veel mingid küsimusi tulla, aga siis me muidugi agaralt nendele vastame ja loodame ikkagi, et luba tuleb selle aasta jooksul ära. Ja oluline on see nii-öelda vahet teha, et me ei räägi sellest, et me ajame palki ahju. Me ajame ikkagi ahju, jutt on ikkagi nendest puidujäätmetest, mis kusagilt jäävad üle. Selle biomassi ahju ajamisest, sellest on jutt, et siin on kardetud nagu seda teemat, et järsku nüüd riik sellega, et seal on
50% biomassi, 50% põlevkivi, et järsku sellega siis muuta nii-öelda see põlevkivi elektri tootmine konkurentsivõimelisemaks, ja selle varjus siis suurendada ka siis põlevkivi osakaalu Eesti elektri tootmises. Ma Liisa käest hommikul küsisin, sain kinnituse, et see ei ole see eesmärk. Korra küsin võib-olla üle, et võib-olla kõik ei ole seda eelnõud nüüd lugenud, et mis siis konkreetselt juhtuma hakkab, kui riigiabi luba saadakse, eelnõu võetakse Riigikogus vastu, mis siis juhtuma hakkab ja mis määrades või mis mahtudes hakatakse seda puitu põletama, kuidas see protsess välja hakkab nägema? Jah. No põhiloogika on selle taga, et hetkel on tehnoloogia neutraalsed vähempakkumised olemas, kus siis tõenäoliselt, kui me vähempakkumise välja kulutame, siis konkureerivad päiketuul. Biomassi ei saa sinna. Aga nüüd selle eelnõu eesmärk ongi eraldada ära siis nii-öelda juhitavad ja juhitamatud energiat. Ja eraldi juhitavad energiat siis nii-öelda olemasolevad koostootmisjaamad ja power-only jaamad, pluss siis uued CHP-d, mis on siis efektiivsed. Ja nüüd selle eelnõu tulemusena siis oleme hinnanud ka ära, et millised need vajadused oleksid siis nii-öelda sellele, mis siin kõik kõneainet tekitavad, need nii-öelda kõik ütlevad Narva elektrijaamad, tegelikult seal on neid kokku erinevaid jaamu, mis saavad sinna kandideerida. Et seal me räägime siis 500 gigavatt-tunnist, mida me siis nii-öelda välja hõikaks vähempakkumise raames. Aga seal on ka nende erinevate pottide, ehk siis, mis ma ütlesin, kõik need juhitavad, juhitamatud, et nendel on eraldi erinevad siis need piirmäärad ka, et milline saab olla see maksimaalne toetuse lagi. Et see sõltub siis elektrituru hinnast, siis sellest olemasolevast ressursi hinnast, siis me eraldi veel vaatame, millised on eluea kulud, investeerimiskulud ja kõik muu, et tegelikult me välistame sellega selle, et kallis ümarpalk, mida tegelikult oleks mõistlik väärindada kuskil mujal, näiteks teha nendest palkmaju või mis iganes muud, et see isegi ei ole konkurentsivõimeline seal, et sinna ikkagi ainult me ootame nii-öelda puidujäätmeid, väheväärtuslikku puitu. Et sellega meil nii-öelda eemaldame selle, et paljude kartus saaks tõoks, et seda võimalust isegi ei ole. Ja muidugi ühtlasi ta peab vastama ka säästlikkuse kriteeriumitele, et see nüanss on ka muidugi juures, mida peab alati meeles pidama. Mihkel, Taastuvenergia Koda on seda plaani vastustanud. Miks? Jah, Koda on olnud selle plaani osas üsna kriitiline mitmel asjaolul. Võib-olla 2 sammu tagasi, kui rääkida üleüldse seaduse muutmisest, siis küsimus miks? Et mis probleemi me sellega lahendame? Vaadates ka eelnõusse seletuskirja sisse, siis tegelikult jääb mulje, et lahendatakse probleemi, mida tegelikult võib-olla ei ole mõtet elektrituruseaduse kaudu seaduse muutmise kaudu lahendada. Et justkui üritatakse nii-öelda parandada ühe turuosalise turupositsiooni, mis meie hinnangul igati vastuolus nii-öelda seniste põhimõtetega on. Mis veel veidike muret tekitab, on tegelikult nii-öelda varasematest põhimõtetest loobumine, et kui me riigina üritame suurendada taastuvenergia kasutust, siis see võiks olla nii-öelda ka pikaajaliselt ergutavat mõju omavat. Ehk siis me toetame nii-öelda uute täiendavate tootmisüksuste tulemist turule. Et kui tõesti olemasolevad jaamad toetust pälvivad, siis see võiks olla ka mõnes mõttes nii-öelda ühetaoliselt mõistetav. Jah, sellises formaadis ei saa osaleda juba taastuvenergia toetust pälvinud jaamad. Samas on lubatud nii-öelda muud investeeringutoetust pälvinud jaamad. Neil jaamadel on võimalik vähempakkumisel osaleda, mis justkui tekitab nii-öelda ebavõrdse situatsiooni nende kahe vahel. Ning ütleme näiteks niimoodi, et tekib olukord, kus vähempakkumise võidab jaam, mis lubab siis paari aasta jooksul seda 500 gigavatt-tundi toota, siis küsimus tekib, et mis juhtub siis, kui see toetusperiood lõpeb. Kas see jaam jätkab tootmist samas mahus, samast ressursist või see nii-öelda toetuse mõju kaob täielikult ära ja nii-öelda ergutavat mõju tegelikult ei olnudki.
et ainult selleks toetuse perioodiks, et sellist olukorda me tegelikult ei taha. Et ma arvan, et need on põhiosad. Loomulikult see võib pälvida ka järgmist paneeldiskussiooni pikk teema, aga ma arvan, et need mõtted on sellised põhilised. Heiki, lühikeseks repliigiks. Jaa, et tegelikult ma ainult paar momenti ütleks, et minu meelest on väga oluline, et see on just vähempakkumise pool. Ehk see on ka tarbija jaoks oluline ja viib natukene lähemale meid tegelikult turu tingimustele. See on hästi oluline. Ja teine nüüd on tõepoolest, siin ei ole midagi häbeneda, et eks metsaomanikud otsivad ka ikkagi puidule turgu ja ma peaks ütlema, et küttepuidu iseloomuga puitu täna Eestis on piisavalt. Ei ole nii, et meil seda ei jätkuks. Siin on omad väiksed eripärad asukoha suhtes, me teame, kus Narva asub. Kui ta asuks Paides piltlikult öeldes tänase koha pealt, siis oleks see ressursivarustatus märksa parem puidu kontekstis, et seal on omad nüansid, aga kindlasti täna ei ole Eestis küttepuidu puudust. Mihklil on selles mõttes õigus, et tõesti sellel teemal võiks eraldi paneeldiskussiooni pidada. Aga nüüd selleks, et see arutelu kokku võtta, küsin ühe küsimuse ja siis palun kiiret repliiki teilt kõigilt vastuseks. Millised taastuvenergia tootmise ja salvestamise liigid tulevikus 10 aasta perspektiivis siis võtame populaarsemaks saavad ja milline näeb siis välja Eestis 2030 aastal energeetikasektor? Et alustame äkki siis Liisast. Ma arvan, et me kõik mainime samu märksõnu, sest et tegelikult need tõmbetuuled on meile kõigile teada, mis siin puhuvad. Et ma arvan, et üks asi, mis on kindlasti biomass, millest me oleme täna kõvasti rääkinud ja selle siis nii-öelda väärindamine veel kõrgematele tasemetele ja sellest uute toodete tootmine. Teine asi on kindlasti puhas vesinik või taastuvatest energiaallikatest toodetud vesinik, mis on oma olemuselt siis energiakandja, et ärme unusta ära, et ta ei ole eraldi energiaressurss selles mõttes, et ta on ikkagi energiakandja. Siis teine asi, kõiksugu muud sünteetilised biokütused. Siis kindlasti tuleb mängu veel süsiniku salvestamise ja kasutamise tehnoloogiad. Siis salvestamise osas veel kindlasti need hüdropump akumulatsioonijaamad, mis siis aitavad meil neid tipukoormusi ära katta. Ja teine asi, ikkagi tarbijate roll kasvab ülipalju, et tarbimine väheneks, oleks efektiivsem, samas nii-öelda hajatootmine, just nii-öelda on-site tootmine, et nende roll kasvab just nende väikeste taastuvenergia tehnoloogia lahenduste läbi nagu päiksepaneelid ja soojuspumbad ja ma arvan, et see üks teine asi, mida võib-olla välja tuua, ongi nende süsteemide integreerimine ja vaatamine, kuidas teha neid kõiki koosmõjus nagu tõhusamaks. Ära tuleb kasutada Eesti nii-öelda seda digiriigi potentsiaali ja teadmist, et võib-olla saada siin hoopis juhtivaks digiriigiks selles valdkonnas oma nutikate lahendustega, et tegelikult ma arvan, meil on võimalusi ja potentsiaali küll, aga lihtsalt tuleb leida need õiged koostöökohad, leppida kokku, kes kuhu panustab, et ei oleks niisugust duubeldamist ja kindlasti need diskussioonid maha pidada, et ei tekiks niisuguseid momente, nagu on näiteks selle metsanduse arengukava osas, et kompromisse ei leita, et igaüks jääb enda positsioonile tugevalt kinni, et peab tulema igaüks endale teistele natuke lähemale. Aitäh, Mihkel! Jaa, aitäh Liisa, väga hea vastus juba, et mida ma siia veel lisaksin. Lühidalt, kindlasti see ruum on meil suurem kui 42%. Koda on alati öelnud, et ambitsioonikus peaks olema kõrgem, kui me tahame tõesti saavutada oma pikaajalisemaid eesmärke ja ka tänastest ettekannetest, ka minu ettekandes tõin välja ju, miks me seda kõike teeme ja kui kiire meil sellega on. Et see 42% selles kontekstis võib jääda liiga ahtakeks. Mõned repliigid veel. Tore oleks näha esimest meretuuleparki Eestis. Päikeseelektrijaamade nii-öelda esiletõus on olnud senisest enneolematult nii-öelda tormilisem. Seda võib oodata ka järgmise 10 jooksul, et üsna enneolematult Eesti sobib päikeseelektrijaamadeks ideaalselt. Ja kõik
nii-öelda, mida ka Liisa juba mainis, et energeetikasektor saab olema aina huvitavam, aina mitmekesisem. Et nii erinevate salvestuslahenduste poolest kui ka paindlikkusteenuste poolest, kuidas tarbija selles süsteemis, mis rolli ta mängib. Et kõik väga huvitav ja mina ootan seda eesootavat kümnendit pikisilmi. Alan, palun. Ma räägin suurest pildist ja väiksest pildist. Väike pilt siis eraisikuna ja suur pilt siis nii-öelda Euroopas tervikuna või Eestis, et Liisa ütles vesinik selgelt. Euroopa Komisjon on näinud ette sinna suured rahad juba sellel kümnendil, see sama Green Recovery paketi raames tuleb 2-astmeline toetused 4 esimesel aastal või 3 esimest aastat on nii-öelda väiksemamahulised elektrolüüserid ja siis edasi sealt 2024 ja edasi veel 4 aastat olid siis suuremad elektrolüüserid. See on väga selgelt nii-öelda üks salvestus. Teine, kus Alexela ise nii-öelda kaasa lööb ja mida ka Liisa tegelikult mainis, pumphüdroelektrijaam. Ehitame Paldiskisse Eesti esimest pumphüdroelektrijaama, kui muidu on maailmas neid pumphüdroelektrijaamu selliseid, et pumbatakse mäe otsa. Meie teeme lahenduse Paldiskis graniidi sisse 750 meetri sügavusele, laseme elektri alla või laseme vee alla, toodame elektrit, kui elektri hind on üleval ja nõudlust on ja kui elektri hind on madal, siis pumpame jälle välja. Puurimustööd on käimas või ütleme tehtud, käivad analüüsid nii-öelda, et mis kivim on seal pragusid. Ja nagu ma ennem ka ettekandes ütlesin, et see annab 23% Eesti tänasest elektritarbimisest kataks ära. Mõelge, kui palju me sellega CO2 heitmeid kokku hoiame, 2 teravatt-tundi aastas ja väiksem pilt, nii-öelda, mida ma ise täna teen, olen paigaldamas oma maja katusele päikesepaneele ja inverteri ma sinna valisin sellise, mis oleks ka nii-öelda aku lisamise võimekusega, et ma saan siis, kui ühel hetkel enam toetusmeedet ei ole 12 aasta pärast, siis ma saan rahulikult üleliigse elektri laadida akusse või näiteks tark elektriautode laadimissüsteem edasi-tagasi, nii-öelda, et ka elektriautost akust saab võtta elektrit ja vahepeal sinna talletada, et selline võiks see kümnendi vaade olla ja pumphüdroelektrijaam peaks andma meil esimese toodangu 2029. Väga põnev. Ja Heiki, palun. Jaa, et tegelikult eelkõnelejad on minu meelest seda positiivset tulevikku päris hästi kirjeldanud ja ma tõesti võib-olla rõhutan ainult paari momenti, et ma usun, et puidukasutus on jätkuvalt olemas, aga et meie innovatsioon on teinud selle, et me suudame ka toota, mis täna läheb, ütleme siis nagu biokütusteks, et me suudame sellest toota veel kõrgemat ikkagi lisandväärtust ja see osakaal tänu sellele just eelkõige on natukene väiksem võib-olla kui siin täna-homme. Ja ma väga loodan tõesti, et siin ka oli juba kosta, et tegelikult sellist hajatootmist tuleb, mis on nagu, ütleme, tõesti ühe pere keskselt või siis mingi väiksema regiooni või küla keskselt, et seda tuleb rohkem, tarka hajatootmist on rohkem ja eks muidugi vesinik ja need hüdroakumulatsioonijaamad ja kõik need asjad, ilmselgelt me juba siis seda näeme. Aeg on armutu, meie tänane paneeldiskussioon ja sellega ka kogu tänane üritus hakkab läbi saama. Ma tänan kõiki paneliste, teeme mõttelise aplausi, võib ka valjult aplodeerida kodudes, aga tõesti tänan sellest, et tulite täna siia, oma aega pühendasite, tegite ettekanded ja siis osalesite ka paneeldiskussioonis. Tänane päev pakkus meile ülevaadet, et paljudesse olulistesse teemadesse, mis ilmestavad puidu kasutamist täna ja ka tulevikus energeetikas. Saime kuulda paljudest olulistest Euroopa algatustest ja kindlasti ootame rohkem selgust regulatsioonide vallas. Kuulsime, et riik näeb jätkuvalt puiduenergial olulist rolli energiamajanduses. Kuulsime ka kahjustustest, mida kooreürask on Euroopas põhjustamas. Tõdesime, et taastuvenergia kasutamine energiamajanduses on meie küttekulusid vähendanud ja see on ainult positiivne.
Kuulsime ka taastuvkütuste perspektiividest ning raidmete ladustamise parimatest praktikatest. Kahtlemata on palju olulisi arutelusid ees ning vajadus laiema ühiskondliku kokkuleppe järele metsandussektoris ka olemas. Tänan kõiki esinejaid, korraldajad, RMK, Sihtasutus Erametsakeskus ja Eesti Taastuvenergia Koda ja loomulikult meie tehnilist abimeest osaühingut Videal. Ja loomulikult tänan teid kõiki kuulamast, vaatamast, aktiivselt kaasa löömast. Peatsete kohtumisteni!